Tere, mina olen Meelis Keldramaa ja räägin teile siis täna Tallinna ringteedest ja kuidas siis nendel sõita tuleks. Alustame siis Keskuse tänava ringteega. Nii nagu ikka, enne ringteid on siis märgid, mis näitavad meile tegemist on ringteega. Anna teed, veendu vasakult, et sul kedagi ei tule ja läbidki ringi edukalt esimesest väljasõidust. Antud juhul siis me nüüd jõudsime Keskuse ringi Mustamäe tee poolsesse otsa. Siin nüüd pead tähelepanu pöörama sõiduradade märgile. Sõltub nüüd sellest, kuhu sa antud ringil siis soovid suunduda. Vastavasse sõiduritta tuleb siis ka reastuda. Kui me soovime väljuda ringilt esimesest väljasõidust, siis me jääme parempoolsele sõidureale. Kui me soovime aga väljuda teisest või kolmandast väljasõidust, siis me peame suunduma vasakpoolsele sõidureale. Heida pilk vasakule, kuna sul on siin ka Anna teed märk. Veendud ühtegi sõidukit ei tule ja kuna me väljume esimesest väljasõidust, siis enne väljumist suunatuld ei tohi unustada, eks ole, ja näitab alati parempoolset suunatuld. Antud hetkel siis me soovime jätkata ringil, siis selleks me suundume nüüd vasakpoolsele sõidureale. Veendud jälle vasakult vaatega vasakule, et sealt ühtegi sõidukit ei tule ja suundume ringile. Antud hetkel siis väljume teisest väljasõidust ja enne väljumist siis tuleb ka sisse panna suunatuli. Antud hetkel me siis suundume Keskuse poolt nüüd sellele Keskuse ringile ja soovime ringil jätkata. Vaatan vasakule ringile sisenedes, et sealt ühtegi sõidukit ei tule, annan neile teed ja väljun teisest väljasõidust. Ja enne väljumist jällegi parem suunatuli sisse. Antud hetkel siis pöörake tähelepanu jällegi sõiduradade märgile, et siin suundume vasakpoolsele reale. Jälle anna teed märk, veendu vasakul vaadates, et sult sealt ühtegi sõidukit ei tule ja siis saad siseneda ringile. Ja väljume ringilt teisest väljasõidust suunatulega. Ja ringilt väljudes siis jälle meil oli ees ka ülekäigurada, et alati veendud sul ülekäigurajal kedagi ei oleks antud hetkel. Nüüd me siseneme ringile jälle Mustamäe tee poolselt küljelt. Veendu vasakule vaadates, et sul sealt keegi ei tule ja antud hetkel teeme siis siit kolmanda väljasõidu, paneme suunatule sisse ja väljume. Eelnevalt enne väljumist pööra pilk ka paremale, et ega keegi juhuslikult ette ei sõida sulle. Jälle väljudes veendume, et ülekäigurajal kedagi ei oleks ja kui keegi on, siis lubame tal ilusti tee ületada. Antud hetkel me jõuame nüüd TalTechi ringini, Akadeemia tee, Sõpruse puies tee ja Ehitajate tee ja siis ring. Me tegime siis esimese väljasõidu Akadeemia teelt tulles ja selleks me suundusime siis parempoolsele rajale. Antud hetkel me siis oleme samamoodi parempoolsel rajal ja siit me väljume siis kas esimesse või teise väljasõitu. Antud hetkel siis esimesse. Enne väljumist loomulikult näitame suunatuld ja väljudes pööra tähelepanu ülekäigurajale, et seal ei oleks kedagi, kes sooviks seda ületada. Nüüd me jõuame jälle Akadeemia tee poolsest otsast TalTechi ringi peale. Antud juhul me soovime siis teha teise väljasõidu. Selleks siis peame jääma parempoolsele sõidureale. Veendume vasakult vaadates, et keegi ei tule. Pööra tähelepanu sõiduradade märgile, kas sa saad välja oma sõidurea pealt. Märgi juures suund sisse
ja välju ringilt. Kuna märk näitas, et sa tohid siit ainult väljuda, siis mitte mingil juhul ei tohi sa jätkata parempoolselt realt ringil sõitmist. Nii, nüüd me tuleme Nõmme-poolselt otsalt, siis jõuame TalTechi ringini. Soovime ringi siis ületada otse, ehk siis teisest väljasõidust välja minna. Jälle pööra tähelepanu sõiduradade märgile, et siit me saame maksimaalselt siis teisest väljasõidust välja, aga me ei saa jätkata ringil, et kas esimesest väljasõidust välja või teisest. Ja väljudes jälle pööra tähelepanu ülekäiguradadele. Nüüd me tuleme ehitajate teepoolsest otsast TalTechi ringini ja me soovime minna nüüd siis teisest väljasõidust kaugemale. Selleks me nüüd suundusime vasakpoolsele sõidureale, veendu vasakule vaadates, et ühtegi sõidukit ei tule, sisene ringile, otsi üles oma väljasõidu märk, vaata, kuhu sa saad, kas sa saad oma rea pealt välja või ei saa. Antud hetkel siis meie teeme 3. väljasõidu. Ja märk näitab, et me saame oma sõidureaga, vasakpoolse sõidureaga ilusti välja ja vajadusel ka ringil jätkata. Ringide peal liigeldes on hästi oluline märgata koheselt oma sõiduraja märki, et aru saada, kuhu ma antud sõidurealt saan. Et kas ma saan sinna, kuhu ma soovin minna või ma pean rada vahetama. Me tuleme jälle Nõmme-poolselt tee otsalt siis TalTechi ringini. Antud hetkel me valisime vasakpoolse sõiduraja, sest et me soovime ringil jätkata. Me ei soovi väljuda ei esimesest ega teisest väljasõidust. Pööra jälle tähelepanu sellele, et kuhu sa antud sõidurealt siis saad. Kas sa saad sinna, kuhu sa soovid või sul on vaja sõidurada vahetada. Antud hetkel me soovime minna siis 3. väljasõitu, seega me vasakpoolselt rajalt ei saa 3. väljasõidust välja, seega vaadates sõiduradade märki, meil on vaja suunduda parempoolsele reale. Selleks paneme sisse parema suuna tule, vaata paremale, et keegi ei ole sul seal real ees, et sa saaksid selle manöövri sooritada turvaliselt ja suundu parempoolsele reale. Vahetult enne enda väljasõidu või siis sõiduradade märki peab olema see manööver sooritatud, sest peale seda sõiduradade märki sa enam rada vahetada ei tohi. Parem suund sees, pilk paremale, et keegi sulle ette siit ei sõida ja suundud ringilt välja. Nüüd me läheneme sellele TalTechi ringile Akadeemia teepoolsest otsast. Ja seekord me soovime ka ringil jätkata teisest sõidureast kaugemale, seega me valime vasakpoolse sõidurea selleks, et ringile siseneda. Antud reast me siis saame nii 3. kui ka 4. väljasõitu. Veendud vasakule vaadates, et keegi ei tule, saad siseneda turvaliselt ringile. Vaata sõiduradade märke, kas sa saad jätkata oma rajal. Antud hetkel vasakpoolne sõidurada, millel sina paikned, jätkab ja sa saad ka väljuda ringilt teise väljasõitu. Meie siis antud hetkel jätkame. Vaatad järgmise sõiduraja märgi, sa saad väljuda järgmisest väljasõidust kui ka jätkata ringil. Alati pööra tähelepanu enda siis sõiduraja märgile. Me läheme välja siis 3. suund sisse, parem suund ja veendud jälle ülekäigu rajal kedagi ei oleks ja saame jätkata oma sõitu. Siin me nüüd tuleme siis Sõpruse puiestee poolsest otsast TalTechi ringile.
Veendume vasakule vaadates, et sõidukid ei tule, saame siseneda turvaliselt ringile. Vaata sõiduradade märki, kuhu sa antud realt saad. Antud realt saad sa nii otse välja sõita, teisest väljasõidust kui ka jätkata ringil. Pööra tähelepanu järgmisele märgile, mis täpselt samamoodi ütleb, et me saame nii väljuda kui ka jätkata ringil. Ehk siis Sõpruse puiestee poolt tulles TalTechi ringile me saame mööda välimist sõidurada teha ringi peale ja tulla tagasi Sõpruse puiesteele. Antud juhul me siis oleme uuesti nüüd Akadeemia tee poolses otsas, siseneme jälle TalTechi ringile. Valisime vasakpoolse sõiduraja, sellepärast et me soovime ringil jätkata kaugemale teisest väljumisest. Pööra tähelepanu sõiduradade märgile. Olles teises sõidureas, antud reast saad sa jätkata ringil ja ka väljuda teisest väljumisest. Aga meie soovime jätkata. Jälle pööra tähelepanu enda sõidureale. Saame jätkata ja ka väljuda siit kolmandast. Aga meie jätkame ja väljume hoopis neljandast sõidurajast. Seega, vaadates märki, selgub, et me oma reaga jätkata ei saa, seega meil on vaja vahetada sõidurada. Teeme seda enne enda väljumise ees olevat sõiduradade märki ja väljume ringilt. Järgmiseks jõuame Õismäele ja milleks on Harku ring. Harku ring on 3 väljumisega. Antud juhul siis me tuleme siis Loomaaia poolsest otsast. Vaadates sõiduradade märki, olles keskmises sõidureas, me saame siseneda nii ringile kui ka väljuda ringilt. Tavaliselt on parem sõidurada meil siin täis pargitud, seega me seda parempoolset väga nagu kasutada ei saagi, et üldiselt siin ongi meie käsutuses ainult kas siis vasakpoolne või see keskmine sõidurada. Nii, ja nüüd jälle pööra tähelepanu sõiduradade märgile, et kuhu sa antud sõidurajalt saad, kui sa valid siis esimese sõidurea. Me saame siis antud juhul siit nii esimesse väljasõitu, kui me saame ka ringil jätkata. Antud hetkel siis pööra pilk vasakule, et ühtegi sõidukit ei tuleks, et me saaksime ringile siseneda. Ja meie väljume esimesest väljasõidust. Nii, nüüd me valime jälle sama teeotsa, kus me eelnevalt tulime. Seekord jääme jälle parempoolsele sõidureale, kuid antud hetkel siis me jätkame ringil, ehk siis me suundume järgmisele sõidu väljumisele. Jälle veendu sõiduradade märgi pealt, kuhu sa siit saad, antud hetkel siis sa saadki ainult teisest väljasõidust välja ja jätkata sa ringil enam ei saa. Nii, antud juhul siis me tuleme jälle taaskord ringile, nüüd jälle teisest otsast ja siin siis me jääme keskmisesse sõiduritta, aga seekord me jätkame ringil. Eelmine kord me siit väljusime esimesest väljasõidust, aga nüüd me väljume teisest väljasõidust. Pööra tähelepanu märgile, jälle sõiduradade märk ütleb, kuhu sa saad siit antud reast
teisest väljasõidust kaugemale sa siit selle reaga ei saagi. Seega tuleb sul väljuda teisest väljasõidust. Harku järve poolsest otsast siis nüüd me siseneme ringile ja me tuleme siis vasakpoolset sõidurada mööda, mis näitab, et kui me soovime ringile siseneda, siis me peamegi olema vasakpoolses sõidureas. Ja valides nüüd ringil parempoolse sõiduraja, siis me saame teisest sõidureast välja, kui me saame ka tegelikkuses jätkata. Aga siin on meil valikus siis väljumisel, kas me suundume parempoolsele sõidureale või me jääme keskmisele sõidureale. Tavaliselt parempoolsel sõidureal on meil ette pargitud sõidukid, seega on meil mõistlik jääda siia vasakpoolsele sõidureale. Seekord me siseneme sõidurajale siis vasakpoolse sõidureaga. Vaadates nüüd sõiduradade märki, antud realt saad sa väljuda, kui ka jätkata ringil. Meie otsustame jätkata ringil. See märk nüüd näitab meile, et ringil jätkamiseks siis peadki olema sa vasakpoolsel real ja siin jäädes parempoolsesse sõiduritta saame me siis väljuda või ka jätkata ringil. Antud hetkel me siis väljusime ringilt. Seekord me siit poolt lähenedes nüüd valisime vasakpoolse sõidureja. Veendu vasakule vaadates, et ringil kedagi ei ole, anname ringil olijatele teed ja pööra tähelepanu siis jälle sõiduradade märgile, kuhu sa antud rajalt saad. Sa saad teisest väljasõidust välja, kui ka jätkata ringil ja meie soovime jätkata ringil ja jälle pööra tähelepanu sõiduradade märgile, kas sa saad välja või jätkata. Meie antud hetkel siis suundume välja. Ehk siis sooritasime 3. väljasõidu. Seekord oleme me siis ehitajate tee ringil. Siin on nüüd unikaalne situatsioon. Siin lähenedes ringile, kui sa näed sellist märki enne siis ringi, antud sõiduradade märk ütleb meile mida? See ütleb meile seda, et mõlemad sõidurajad, nii parem kui vasakpoolne, väljuvad esimesest siis väljumisest ringilt. See tähendab seda, et kui sa soovid jätkata ringil, väljuda siis kas teisest, 3. või 4. sõidureast, siis selleks pead sa olema vasakpoolses sõidureas. Kui sa parempoolsesse jääd, siis sa pead esimesest väljasõidust väljuma. Sa ei saa jätkata ringil. Meie siis jäime vasakpoolsele sõidureale, seega me soovime jätkata ringil, kas siis teisest, 3. või 4. väljasõidust väljumist. Veendud vasakule vaadates, et ringil ei oleks sõidukeid ja jätkad siis sõitu. Oleme vasakpoolsel sõidureal, siis järgmine oluline etapp on see, et meil tuleb ka rada vahetada. Parem suund sisse, veendud paremale vaadates, et ei tuleks ühtegi sõidukit, et keegi poleks eksinud sõiduradade märgi vastu ja suundud paremale reale. Miks me suundusime paremale reale? Me suundusime ka sellepärast, et meil puudub siin ringil ka sõiduradade märk. Me tegelikult ei tea, milliselt realt me välja saame, näiteks teisest väljasõidust. Ja kuna meil seda märki siin ees ei ole, siis see teadmine, et välja saad sa alati parempoolselt sõidurealt, ehk siis välimiselt sõidurealt. Sisemine sõidurada ei lähe alati välja. Selle tõttu ongi sul vaja suunduda parempoolsele siis välimisele sõidureale, et olla kindel, et sa saad siit välja.
ja meie antud hetkel siis suundumegi teise väljasõitu. Me oleme jälle samas tee otsas, kus me olime endiselt. Me jätkame nüüd ringil. Me ei soovi enam minna teise väljasõitu, vaid me soovime minna ka kolmandasse väljasõitu. Seega eelnevalt enne väljumist juba katsu märgata kiirelt sõiduradade märki, et aru saada, kuidas sa nüüd välja saad oma sõidurajalt. Või tähendab kolmandast väljasõidust, kuidas sa välja saad, et kas sa saad üldse oma sõidureaga välja või saad sa ainult paremalt välja. Antud hetkel siis me saamegi ainult parempoolselt realt välja, seega meil on vaja eelnevalt rada vahetada. Siin, kui me nüüd suundume siis ehitajate tee poolt sellele antud ringile, siis on mõistlik see sõidurada vahetada juba enne ristmikku ära. Et peale ristmikku meil ei ole selleks väga palju ruumi. Et kui me juhuslikult jääme parempoolsele reale ja soovime ringil jätkata teisest väljasõidust kaugemale, siis meil võib siin reavahetusel, me võime jääda jänni. Ehk siis tee juba enne ristmikul olles, enne ristmikule jõudmist juba siis sobiv reavahetus ära. Ja siit me jõuamegi nüüd vasakpoolse sõidurajaga siis ringini. Olles vasakpoolsel real, siis vaadates sõiduradade märki, mis on sinu ees, see on teise väljasõidu ees, näitab meile, et me saame siit teisest väljasõidust välja, aga me saame ka jätkata ringil. Kuna meil siin sõiduradade märki nüüd ei ole järgmise väljasõidu ees, siis jällegi me ei tea, milliselt sõidurajalt me välja saame, siis selleks me peame suunduma välimisse sõiduritta, ehk siis garanteerida see, et me saaksime ikkagi siit ringilt välja. Veendu, et sulle antakse teed ja väljud ringilt. Ja nii nagu ristmikel ikka, nii ka ringristmikel, et on alati siis ülekäigu rajad sul vahetusläheduses, et siis veendud sul ei oleks seal jalakäijaid. Siin on sul siis nüüd kaks valikut, kas parempoolne sõidurada või vasakpoolne sõidurada. Antud juhul me valisime vasakpoolse sõidurajast, me soovime esimesest väljumisest minna kaugemale. Jälle vaata sõiduradade märki, kuhu sa antud juhul saad. Antud juhul saad sa teisest väljasõidust välja või ka ringil jätkata. Meie soovime teisest sõidureast minna kaugemale, märka järgmist sõidurada märki, mis ütleb sulle, et sa saad välja ja ka jätkata ringil. Meie antud hetkel siis soovisime väljuda kolmandast väljasõidust. Alati jälgi ringilt väljudes, et sa väljuksid korrektselt oma sõiduritta. Antud juhul jälle vasakus sõidureas oleme. Veendu, kuhu sa saad siit sõidurajalt. Antud juhul me saame jätkata. Parempoolselt sõidurajalt me saaksime välja eesolevast väljasõidust ja ka ringil jätkata. Meie jätkame ringil, vaatame järgmise sõiduradade märgi, mis ütleb meile, et me saame antud reast väljuda ja ka jätkata ringil. Väljudes suuna tuli sisse ja järgi oma sõidurada. Mina tänan teid ja turvalist liiklemist teile!